Läbirääkimised Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamiseks ei paku enam huvi Donald Trumpi administratsioonile. Sellisele järeldusele jõuavad analüütikud, analüüsides viimaseid sõnumeid, mis tulevad Valgest Majast. Näiteks see fakt, et Donald Trumpi erisaadikud Jared Kushner ja Steven Witkov ei kiirusta Kiievit külastama. Sest Washingtonis ei olda kindlad, et USA osalemine läbirääkimistel Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamiseks tooks mingeidki tulemusi. Olgu. Witkovi ja Kushneri visiidi tühistati aprillis, aga vähemalt tehnilisel tasemel võiks ju siiski läbirääkimisi pidada. Aga isegi siin on probleem. Ukraina saatkond USA-s teatas täna, et Ukraina pole siiani saanud USA-lt vastust president Volodymyr Zelenski ettepanekule pidada Kiievis tehniliste töörühmade tasemel läbirääkimisi. Ja lisaks sellele ei lisanud Trumpi administratsioon Ukraina sõjalise abi rahastamist tegevusprogrammi, mis on kehtinud juba 2016 aastast. 2027 aasta kaitse-eelarve eelnõusse. Seetõttu vaatab Volodymyr Zelenski üha enam Türgi poole kui usaldusväärsema vahendaja poole läbirääkimistel. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Pitši uudised. Selle video kirjenduses avaldame me jooksvaid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, läbirääkimised Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamiseks USA vahendusel näivad lõplikult ummikusse ja unustusse jäävat. Donald Trumpi erisaadikud Jared Kushner ja Steven Witkov ei kiirusta Kiievit külastama, sest Washingtonis ei olda kindlad, et USA osalemine läbirääkimistes Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamiseks toob soovitud tulemusi. Sellest teatas Ukraina ingliskeelne väljaanne The Kyiv Independent viidates allikatele. Edasi tsiteerin neid. Nad on lubanud Kiievit külastada mitu korda, kuid pole seda siiani teinud, rääkis kõrgetasemeline Ukraina ametnik. Mitmekuulised sisemised arutelud käisid võimaliku visiidi üle, mis oleks olnud Kushneri ja Witkovi esimene visiit Ukrainasse. See visiit pidi andma tõuke Venemaa, Ukraina ja USA kolmepoolsete läbirääkimisse taasalustamiseks sõja lõpetamise teemal, mis olid sisuliselt ummikusse jooksnud. Need olid külmutatud. Ja rohkem kui 8 kuuks, kuna Ameerika Ühendriikide tähelepanu pöördus Iraani sõjale. Aga mis takistab Jared Kushneri ja Steven Witkovi visiiti Kiievisse? Selgus, et mõlemad Trumpi erisaadikud on endiselt sügavalt kaasatud USA ja Iraani vahelistesse läbirääkimistesse, mis jätkuvalt domineerivad Washingtoni välispoliitilises päevakorras, see on ilmne. Samal ajal, kuna Ukraina õhuruum on sõja alguses saadik suletud, peaksid läbirääkijad leidma teise viisi kohale jõudmiseks. Samal ajal nii jälitajad kui ka presidendid ületasid Poola-Ukraina piiri ja sõitsid rongiga Kiievisse, kuid see on raske Steven Witkovile, kes pole enam noor. Ta on juba 69-aastane. Tal on raske rongiga reisida. Kuid kõige rohkem kardab Ameerika pool, et võimalik Steven Witkovi ja Kushneri visiit Kiievisse paljastab lõplikult tegeliku ummikseisu läbirääkimistes, mis on tingitud võimatusest Moskvaal ja Kiievil jõuda kompromissile territooriumide küsimuses. Sest venelased nõuavad, et nad tahavad kogu Donbassi endale saada ja väidavad, et Ukraina peab selle neile loovutama. Ukraina seisukoht seisneb selles, et leida vastuvõetav lahendus. Seetõttu otsustati Valges Majas, et pole selge, miks Trumpi saadikutel on vaja nii kaugele sõita, et kuulda seda, mida nad on juba kuulnud. Samal ajal on Trump juba 100 korda öelnud, et on edusamme ja kohe jõutakse kokkuleppele. Tegelikkuses seda muidugi ei ole. Ja nüüd teatas Valge Maja esindaja, et suhtlus Kiievi ja Washingtoni vahel pole muidugi täielikult katkenud. Ja Ukraina ametnik rääkis, et Ukraina otsib uusi formaate koostöö elavdamiseks USA-ga. Aga siin üllatab juba Zelenski seisukoht, sest Ukraina president süüdistas eelmisel päeval Kushnerit ja Witkovit lugupidamatuses Ukraina suhtes. Ta ütles, et on täiesti lugupidamatu sõita Moskvasse ja mitte tulla Kiievisse. Zelenski rõhutas, et ta mõistab raskusi sõdivasse riiki tulemisel, kuid tuletas meelde, et teised poliitikud siiski kuidagi tulevad Kiievisse. Eriti just Euroopa omad, isegi Joe Biden käis kuidagi Kiievis. See oli juba siis, kui täiemahuline sõda käis. Ja mis kõige tähtsam, ta ütles, tsiteerin, see ei ole vajalik mitte meile, vaid neile.
samal ajal teatas Ukraina saatkond USA-s, et Ukraina ei ole seni saanud USA-lt vastust president Volodõmõr Zelenski ettepanekule pidada Kiievis läbirääkimisi isegi tehniliste töörühmade tasandil. Põhjuseks oli sõda Iraanis ja Donald Trumpi vale arusaam Venemaa-Ukraina sõja põhjustest. Ja edasi tsiteerin Ukraina saatkonna avaldust USA-s. Tänase seisuga jätkab Ukraina pool meie ettepaneku kaalumist ja me ootame vastust. Niipea kui kuuleme valmisolekust järgmise läbirääkimiste vooru läbiviimiseks, ärge kahelge, alustame kohe selleks ettevalmistusi. Kiiev mõistab, et praegu on Washingtoni tähelepanu suures osas koondunud Lähis-Ida olukorrale. Samal ajal loodab Ukraina pool, et pärast seda pöördub USA tähelepanu taas Ukrainale. See on oluline, sest meie prioriteet on üks. Me tahame selle sõja lõpetada. Lõpetada selle sõja õiglaselt. Ja teha nii, et see ei korduks enam kunagi. Aga huvitav on see, et Donald Trumpi meeskonnale näib jäävat üha vähem lootust. Eelmisel päeval ei lisanud USA presidendi Donald Trumpi administratsioon alates 2016. aastast kehtiva USA programmi raames Ukraina sõjalise abi rahastamist 2027. aasta kaitse-eelarve projekti. Seal oli igal aastal ette nähtud vaid $400 miljonit, kuid isegi selle summa Trump kustutas. Muide ma märgin, et pallisaali ehitamise maksumus Valges Majas on $400 miljonit. Need on Ameerika presidendi tänased prioriteedid. Samal ajal ulatub Ameerika Ühendriikide 2027. aasta arutatavate kaitsekulutuste kogumaht umbes $1,5 triljoni. See on üldse rekordiline tase, mis ületab praeguse 50% võrra. Ja selles summas ei leidunud kohta $400 miljonile Ukraina jaoks. Samal ajal teatas CBS News, viidates Ameerika ametnike sisemiste hinnangutega kursis olevatele allikatele, et alates 28. veebruarist on USA kulutanud operatsioonile Eepiline raev Iraani vastu umbes $50 miljardit. Ja selle taustal märgib väljaanne Poliitika, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub juba Türgit kui võimalikku kohta järgmise läbirääkimiste vooru pidamiseks venelastega. Zelenski ilmutab selgelt ettevaatikust USA tulevase osaluse küsimuses ja loodab Türgile kui tulevast arutelude toimumispaigale. Ja ma olen juba eelnevates saadetes öelnud, et siin on oluline pöörata tähelepanu, eriti suurt tähelepanu, Ukraina presidendi sagenenud kriitikale USA aadressil. Eelkõige puudutab see lugupidamatuse ilminguid Ukraina suhtes ning otsust leevendada sanktsioone Venemaa vastu energeetikasektoris. Samuti tasub tähelepanu pöörata sellele, kui aktiivselt praegu Volodõmõr Zelenski külastab Euroopat, Lähis-Ida ning isegi Armeeniat ja Aserbaidžaani. Luues täiesti uusi partnerlussuhteid, mis rõhutab, et Ameerikale enam suuri lootusi ei panda. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Lisaks, kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Samuti võite kasutada oma ekraanidel olevat QR-koodi, see on kõige lihtsam ja mugavam viis YouTube'i kanali toetamiseks. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!